seesama MRP käsitlus. Ka seda peaksime vaatama maailma kontekstis ja veel vähemalt Euroopa kontekstis. Vene arhiivid räägivad selle tänase Vene ametliku poliitikale risti vastupidi. Kuid tuleta meelde, Euroopas Hispaania kodusõda juba oli käinud, maailmas Hiina ja Jaapan juba tükk aega omavahel sõdisid, nii et ega see sõjatander oli küllaki suur. Kas see nüüd oli 23. august sõja algus või 1. september, siis siia võibki neid tuua dokumente, ma rõhutan, mis räägivad, et need asjad olid praktiliselt juba ammu paika pandud. Kas keegi oskaks öelda, palju neid surma sai teise maailmasõja? Euroopas ainult hästi palju on õige vastus, jah. No ainult Moskva allikate järgi 43,3 miljonit. Stalin nimetas 7, Hruštšov 20. Ja mõni Vene kindral oma mälestustes nimetab, et isegi veel 1,5 korda rohkem. Ja siia tulebki see klassikaline küsimus, et kes oli selle sõja süüdlased. No vanem põlg mäletab, kes nõukogude aega elasid, et siis oli ametlik seisukoht väga lihtne, et Hitleri aadu oli kakapäh, isegi Stalin Joosep oli kullapai, nii Ameerikas, Inglismaal, Venemaal, muidugi ka Saksamaal. Ja siis nimetaski süüdlasteks ühelt poolt Inglismaad, Prantsusmaad, see nagu meile kõlab võõrana, siin võime tsiteerida ka Inglise, Prantsuse allikaid, Ameerika allikaid, Poolat ja muidugi meile on see kõige tuntum ikka Saksamaa ja Nõukogude Liit. Tsiteerin praegu ühte Ameerika ajalooprofessorit, 61. aastal kirjutas, et vastutus Poola-Saksa sõja puhkemise eest langeb eelkõige Poolale ja Inglismaale ja nii, ja meil oli võimalik saada selge ettekujutus sellest, kui erakordselt suurt hirmu tunti Saksamaa juhtivas ringkondas sõjamees ja nii edasi. Ja see räägib sellest, et see kõik nii väga mustvalge ja primitiivne ei olnud. Kui räägime sõja tekkimise põhjustest, siis muidugi kõige üldtuntum on ikka Nõukogude Liidu soovid. Kui keegi jälgib, see MRP lepingu allakirjutamine õhtu hilja öösi, aga 19. august toimus Keskkomitee poliitbüroo. See oli Nõukogude Liidu kõige võimsam organ ja seal Stalin pidas umbes nii leheküljelise teksti kõne. Selle raamatusse ma tõin ta inglise keeles, originaal oli vene keeles, panin ta ka igaks juhuks eesti keelde. Ja kui seda vaadata, siis tuleb välja, et Nõukogude Liit ka nagu palju asju ka salgas kogu aeg, et ei olnudki sel päeval büroo, kuid ometi lääne ajakirjandades ta tõliti, avaldati ka juba siis, nii et lääneriikidel oli see teada. Ja siit, kui nüüd seda kõnet vaadata, siis lühike kõne, üks lehekülg teksti ainult, sisaldas hästi konkreetset programmi, kuidas Lääne-Euroopat vallutada. Ja seal oligi siis see, et kui MRP sõlmida, et see on Nõukogude Liidule igatpidi kasulik, see vallandab sõja, ka mida Viktor Suvorov oma raamatus kirjutas, jäälõhku ja Stalin siis ka ilusti arutab, et kui nüüd Saksamaa võidab selle sõja, et kuidas siis on see liidule kasulik ja kui Saksamaa kaotab selle sõja, kuidas on siis kasulik. Ja see lehekülje tekst, et teda pikalt mitte ette lugeda, kõlaski nii, et see sõda peaks olema hästi pikk, kurnav, et Saksamaa ja Inglismaa ja Prantsusmaa kurnaksid ennast hästi välja ja kuna Saksamaa ressursid on küllaki väikesed, siis Nõukogude Liidu püha kohustus on aidata Saksamaa, et ta jõuaks kauem sõdida ja inglased, prantslased ja teine pool Saksamaa hävitaksid teineteist võimalikult rohkem. Ja muidugi siia kõlas ka muidugi see, et tugevad komparteid, eriti Prantsumaal, et kui nüüd sõda on kõik lõppenud, et siis ka Prantsumaal ja Saksamaal on siis ka komparteide võim. MRP-ks seal oli mõjusfääride jagamine Eesti, Läti, Leedu, Soome, Bessaraabia ja muidugi Poola saatus.
Kuid mõnda aega edasi, see oli 40 aastate lõpul, pidi toimuma teine suur MRP. See tähendab, Nõukogude Liidu välisminister Molotov, see oli Stalini järgi hierarhias teine mees, sõitis Berliini Hitleri juurde, seal toimusid arutelu ja seal juba toimus väga suur Euroopa jagamine ja mitte Euroopa, vaid ka Aasia jagamine. Ja seal siis võib öelda, et nii Hitler kui ka Stalini meeskond läksid saagi pärast tülli. Molotov tuli sealt tagasi ja see oli ka, kui sama õhtul andis Hitler käsu, et hakata valmistama ette kallaletungi Nõukogude Liidule. Ja muidugi see leping tähendas siis seda, et Stalini plaan, nagu tollal teda nimetati, et vabastada töölisklass kapitalismi ja orjusest, ehk nimetame nii tänapäeva mõistes Lääne-Euroopa vallutamine. Selleks Stalin valmistas väga tugevalt ette ja kui vana põlvkond mäletab veel Nõukogude Liidu ajalugu, siis seal kõlasid ka sellised terminid: industrialiseerimise periood, see tähendab sõjatööstuse ettevalmistamine, forsseeritud ettevalmistamine iga hinnast. Ja seda valmistati ette ikka kallaletungiks Lääne-Euroopale. Kui siia lisame Stalini repressioonid, see Lenin-Stalini meeskond kokku umbes 73 miljonit. Osa Vene allikad, Solženitsyn nimetab isegi 110 miljonit. See oli ka Eestis teada ja loomulikult öelda seda, et nii 39 kui ka 40 Punaarmee enda allikate Arriivide järgi sõjaplaanid olid konkreetsed, väeosad olid küllaltki suured, piirile koondatud. Pommitamine hakkab kell 6:00, 6:30 siis juba, mida järgmiselt peab pommitama, 7:05, kus peab juba tungima. Edasi Punaarmee väegrupp läbi Narva, kuna Rakvere, Tapa, kuna Tallinn vallutada, lõuna poolt, kuna Tartu ja nii edasi. See oli väga detailne sõjaplaan, see oli ka kaardi juures ja nii edasi. Ja kui siia Punaarmee koosseisu vaadata, siis Punaarmee isikkoosseis, kes pidi Eestit olema vallutama, töörahvast vabastama, oli ligi 500 000 meest. Tankide arv oli kuskil 2000–2500 võrdluseks, et kui Hitler tungis Nõukogude Liidule kallal, Hitler tungis 3500 tankiga. Stalin tahtis Eesti, Läti, Leedule, no mitte nii palju, aga poole vähem. No see on need sõjalised jõud. Ja kui räägime 40 aastat, no siin need ultimaatumid Moskvas, seda me teame kõiki ja jällegi nende sama Vene Arriivi materjalide järgi, ikka räägin Vene allikate järgi, seal see väeosad, mis oli koondatud piirile, sest Stalin juhtus ka siis, et Eesti ääretult halistub, ka jällegi ligi 500 000 meest, üle 2000 tanki, paar tuhat lennukit ja nii edasi. Ja jällegi need samad sõjaplaanid rääkisid siis selleks, et mis kellal kuskilt peab tulema, ütleme, klassikaline lahingooperatsioon. Räägin seda eriti sellepärast, et kui nädal tagasi ilmus raamat ja mis ka läänes inglise keeles nüüd väga levib, et me ise tahtsime. Ja muidugi me oma äris peame ütlema, et Nõukogude võim, valitsus õigemini ja ultimaatumiga Päts kirjutas endale alla, Päts moodustas käskkirjaga ka Varese valitsuse, siseminister Mati Junk pandi Pätsi allkirjadega ametisse, kuid lisaksin ka juurde rahvusvahelise õiguse järgi. Pettusega tehtud leping on õigustühine, jõuga sundusega tehtud leping on ka õigustühine. MRP tagajärjed, no siin juba eelnevalt see öelda, sõda Euroopas, tohutud ohvrid. Ja jällegi, kui tulla Eesti juurde, Eesti on ikka meile see kõige tähtsam. Repressioonid, kui me nimetame veerand Eesti rahvast või nimetame kolmandik, kui represseerimiseks saab rahvusvahelise õiguse järgi nimetada ka inimväärikuse alandamist ja kui me räägime meie eestlaste inimväärikuse alandamist, no siis võime öelda, et praktiliselt kõik mahtusid sinna alla.